Berat. Ya udah. Kadep. Nah. Mis värvi meil on siis, kui te juba saare peal tulite, siis panite tähele võib-olla, et kollased ju. Rohelised on paar tükki, aga muidu on Rootsi punane. Ja me nägime ka, jah. Aga lihtsalt minu peal siin andmeda. Ja. Oleneme, jah. Et arvatakse, et saar on asustatud aastast 1343 peale Jüri ülestõusu. Et rahvas põgenes siia karistuste eest. Aga siis kirjalikes andmetes saar on mainitud alles aasta 1386. Ja siis saarel ei ole üldse nimetus Kihnu, vaid saare nimetus on Küüne. Ja siis, kui me siin tõlgime ja mõtleme, ja et miks niisugune nimi siis saare peal on antud, siis on ka jälle erinevad versioonid. Et saksa keele järgi Kühne peaks tähendama, öeldakse, vapper inimene. Nii et kirik on... Aga kui vaadata... Mis aastal? Mehed ja teisel kohal. Kuna me naisi on rohkem, siis nad on alustanud teisega. Terve nõukogude aja on kirik tegutsenud ja toiminud. Mandelt pandi kirikuid kinni, tehti hoidlateks. Kihnus on naised nii kanged. Ja laulukoorist on... Tule kogenud palun siia Jürihoole. Ma soovitaksin niimoodi, et visata ka. Tänapäeval, kui me küsime, kes kõige kuulsam inimene Kihnus on, elab, siis te ütlete jamul Kihnu Virve. Kus Virve elab? Virve elab kaardi peal, ta elab siin Vana-Küstri mäel, ütleme, siin on karjäärist tuleb edasi minna, ütleme siin lähedal. Et elab metsa sees ja rohkem eraldatud koht. Aga siis jah, et Virve on muidu Virve Elfriede Küster.
Külgar, jah? Küster. Küster, jah, Küster. Ja siis ta on meil, jah, Kihnus kutsuti vanasti ta Järsumäe Virveks. Et siis kõiki inimesi me tegelikult saare peal ei tunnegi Eesti perekonna nime järgi. Meie kutsume inimesi siis taunime järgi, eesnime järgi. Ja tema on saare peal tegelikult praegu Pihlamäe Virve. Palju nimesid. Ja kuna Järsumäe talus elab tema poegperega ja tema elab uues majas, mis on palkhoone, mida siis lapselapsed ehitasid. Tänapäeval meedias on siis tavaliselt intervjuud toimuvad siis teoorias. Et siis mina olen saare peal Ojaseevi, Ojas on talu nimi, Eevi ja meesnimi. Ojaseen. Ja, aga vanasti Eesnimi oli Eevi. Aga ma küsin, kas ega see mandril vist ei olegi kusagil eriti võimalik niimoodi sõita veokastis, jah? Et kui on võimalik, Ruhjas, Maissa, et mandril peaks olema igaühel turvamöö ju. Ja niimoodi Nüüd räägib, tagasi räägib sealt. Ikka teine tuleb ka. Mul on kogu aeg rohelise autoga. Et trepp peab lepitasin. Lepita kaamerasse. Jaa, lepita.
Oota. Oletko peale sinne? tere hommikust! Hommikust. Oletko peale? Õige. Sinule ka ruumi. Ja 3. 6 eurot siis. Jah, liiba on veel üks ühe. Jah, 2 liiba. Juht.